Me tulime Rakverre, sest värskelt avati Rakveres akvakardikeskus ja loomulikult seal, kus on mootorid, oleme ka meie. Aga enne kui me võidu sõitma läheme, uurime, kus siis selline mõte üldse tuli Rakverre kardikeskust teha. See hoone on ise pluss-miinus 10 aastat vana. Hoone nii-öelda esialgne otstarve oli igasugune pallimängude reketiga, sellepärast et mõlema siis omaniku tütred mängisid tol hetkel tennist. 10 aastaga on ajad muutunud, et ühel neist on kirg mootorispordi vastu olnud aastaid ja täna siis Albert Tamm, Raivo Tamme poeg, sõidab karti, sõidab kõrgel tasemel ja natuke sellest nii-öelda ajendatuna see kõik alguse sai, et teeme siia sisekardi raja ja täna on 310 või 320 meetrit nii-öelda Eesti kõige vingemat sisekardirada. Kardid siis on Sodikart, ütleme niisugune üks põhibrände rahvusvahelisel tasemel, kes hobikartidega tegeleb. Need on teise põlvkonna elektrikardid. Päris äge süsteem ja et nad koostöös PST-ga seda asja ajavad, see on muidugi selliste radade loomisel teeb elu palju lihtsamaks, sellepärast et nendel kartidel on, mida näiteks sisepõlemismootoriga kardil pole, sa saad nendega tagurdada, ehk kui sa seal kuskil ise piirdesse kinni jääd, vajutad nupu alla, saad ka tagurpidi sõita. Ja siis, mis teeb selle sõidu huvitavaks, on boost funktsioon, ehk igal ringil on sõitjal võimalik 3 sekundit niisugust lisajõudu kasutada. Millal sa seda rakendad, millise strateegia peale sa oma sõidu üles ehitad, seda sa saad siin rajal õppida. Nii harjumatu on neid karte siin võidu kihutamas näha. Pilt on, aga häält ei ole. Ikka oled harjunud, et kui on võidusõit näiteks kartidega, siis on mõnus mürin, aga loomulikult elektrikartide puhul seda ei tasugi oodata. Ma vaatan, seda järelkasvu saab kasvatada päris madalast peale, et siin kõrval on ka väikesemad. Selle asja nimi on Kid Racer. Sellele kõige pisemale on veel võimalus niimoodi, et need on tegelikult kahekohalised, et kui laps päris ise ei julge peale minna, siis vanem saab sinna taha otsa peale istuda, esimest seda roolimist teha ja tegelikult keskusest rääkides, siis siin on veel pisematel, et meil seal on küll praegu inimestel niisugune tantsuala, aga on ka need tavalised väiksed akuautod, niisugune liikluslinn ja lisaks kardikeskusele siinsamas, see on ju tegelikult, me oleme küll nii-öelda akvakardi alal, aga tegemist on akvaspordikeskusega, siin on veel jõusaalid, squashi saab mängida, et see spordikeskus on väga multifunktsionaalne ja kasutatav ja tõesti, tuled ise siia võib-olla mingit muud trenni üldse tegema, tuled akvaspaasse puhkama, käid siin trennis ära, tuled karti sõitma, mida iganes, selles mõttes on tore, et just siin Virumaa piirkonnas on selline võimalus, et mõtleme ka siit Lääne-Virumaalt edasi Ida-Virumaal, et kui palju sealt rahvast on tulemas. Tänagi siin avamisel on tegelikult tapas aega teenivad britid, kes on kohal, et ka neil on nagu lisategevusi, mitte ainult oodata, millal neil järgmine õppus tuleb. Kuidas on võrrelda need, kes on võib-olla tavalise hobikardiga sõitnud, et kuidas on üldse võrreldav see elektrikardiga? Tead, elektrikart teeb sõitmise lihtsamaks. Üks hästi oluline asi, mida inimene ise ei pane tähele, et kui sul on see sisepõlemismootoriga kart, siis selle kardi kaalujaotus on sedasi, et mootor on ühel küljel ja ühele poole keeramine tegelikult on raske. Elektrikardiga on see kaalujaotus võrdne, kahel pool sind on akut, nii nagu ka elektriautol, see raskuskese on madalal. See minek on päris särtsakas ja siis veel neile, kes käivad ja osalevad ja sõidavad palju, siis ma peast ei oska nüüd öelda, kui mitu sessiooni sa pead ära sõitma, aga siis sa saad pro tasemele, siis sa saad sellele kardile kiirust juurde ja kõike seda ajavõttu on võimalik kodulehelt igasugu asju jälgida, teha, kus maal sa tabelis oled ja ega ka hobikartidele on ka rahvusvaheline SVS-sari, kus siis peagi on ka see Rakvere kart üks nendest radadest, kus saab ennast nii-öelda käia proovile panemas ja tegelikult on varasemalt eestlased osalenud siis nendel hobikardi maailmameistrivõistlustel, aga selleks tuleb kardikeskuses käia ja harjutada ja sõita. No ma arvan, me võimegi suga rääkima jääda, aga ma lähen harjutan ka ja lähen teen ühe ringi ja vaatan, mis tunne on. Aga enne, kui me saame kardiga kihutama hakata, loome endale konto, sest me tahame ju kindlasti siia veel tulla. See on äärmiselt lihtne. Lisad siia oma andmed, ees perekonnanimi või telefon ja mis veel äge on, sa saad teha ka pildi endast, et su profiil oleks ikkagi täiuslik.
läks ikka kohe võistluseks, no ma räägin. Ma ei saanud nii pikalt mööda, aga mis oli äge, et üks noormees tegi spinni seal. Kohe hops kartide loog automaatselt maha, ekraani peale, display peale, mis roolil on, kohe tulid kollased lipud, et oht on tee peal, kõik võttis kohe kiiruse maha ja nii kui see oht möödas oli, automaatselt tuli kartidele kohe hoog juurde. Aga jumala väsitav, aga nii äge, noh. Adreka tõmbab ikka täiega ülesse. Kes päriselt tahab ägedat elamust, võtke sõbrad kaasa, sest praegugi kohe tekib see äge võistlusmoment ja saad aru, käed värisevad, pulss on laes, nüüd davai, jops, Rakverre!